Hello! Mõtlesin, et ma teen täna ja homsest päevast vlogi, sest et homme on mu sünnipäevapidu. Ma pole ennast üle 10 aasta sünnipäevapidu korraldanud, mis on selles mõttes nagu, see ei ole nüüd nagu, ma ei tea, mis hull asi on ju, aga lihtsalt mul on endal nagu väga veider tunne või ma nagu kuidagi, kuna ma korraldan seda ise ja ma pole nii ammu sünnipäevapidu korraldanud ka üldsegi, siis ma ei oska nagu midagi oodata või ma lihtsalt loodan, et kõik läheks hästi. Ja mõtlesin, et äkki teil oleks vahva näha behind the scenes ja kuidas see kõik välja kukub. Aga ma sain just üles enda sünnipäeva vlogikesega. Mul oli see valmis reaalselt juba järgmine päev peale oma sünnipäeva. Aga ma ei tea, mis värk YouTube'il on nagu. Mul videod laevad üles ainult mingites kindlates kohtades nagu. Kui kodus olen, siis ma võingi jääda ootama, et mu video üles laeks. Kuigi mõnel korral ta laeb, aga ma pean minema tavaliselt nagu kõndima, et mul video üles laeks. Mis on nagu veid. Nii et kui sa ei ole seda näinud, siis mine vaata. Ja ma selles mõttes täna meil eriti mingit plaanikest pole. Kell on 2, ma pean käima lõunakest tooma T-särgid ära trükist. Ja siis ma pean kodus koristama, sest et see kodu on lihtsalt seapesa. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, et kogu aeg mul nagu kodu nii tuttu sassi läheb. Aga mul ongi see, tihtipeale nagu ma mingi proovin mingid outfit asju, siis ma ei pane neid asju kohe ära, ma panen tooli peale, siis mul kuhjuvad need asjad. Siis ma näksin midagi, siis ma jätan selle laua peale. Siis ma jälle midagi kuskil mujal teen ja siis mul kuidagi see tuba läheb väga kiirelt sassi. Et jah, sest ma esmaspäeval tegelikult ma tegin pühapäeval suur puhastuse. Jah, mis teha. Teeme täna veel. Ja kell 5 on mul balletitrenn ja siis peale seda on mul tavaline trenn, lisatrenn. Et jah, et otseselt mingi, ma ei tea, mis programmi meil ei ole. Ma väga loodan, et mu 2 asja jõuavad kohale õigeks ajaks. Üks on siis Canvase poster, mis nagu tehniliselt näitas, et täna jõuab, sest et ma võtsin selle fast shippingu asjad ka. Ja teine, mis on minu meelest veel olulisem, on kinkikotid. Nagu ma tellisin need tote bagid. Ja mul on vaja neid homseks. Aga neid pole isegi teile pandud. Ja ma mõtlesin, et kuna nagu ma tellisin t-shirt story'st ja kuna selles mõttes see variant on see, et kui nad tõesti ei jõua homseks, siis ma saan minna homme poodi koha peale ja teha lihtsalt sama prindiga. Aga ma hakkan nüüd koristama sellepärast, et this is not okay, on ju. Okei, mulle helistas just Gunnar ja ütles, et mu UPS-i pakk on, nii et ma eeldan, et minu meelest Canvase poster tuli UPS-iga, ehk siis hopefully. Ma sain kätte. Nüüd me vaatame, milline ta välja näeb. Nii, ma tahtsin teile näidata seda ka, et ma ostsin endale selle disposable camera fotopointist. Ta on tegelikult selline oranžikas korallroosa, aga ta on nii nummi minu meelest. Mõtlesin, et sünnipäevast täiega tore nagu pilte teha, aga mul on vaja patareist siia juurde osta, nii et ma ei tohi seda ära unustada tänase jooksul. Aga selle pakiga, mis mu mõte on, kohe räägin teile. Ma arvan, et olete näinud Pinterestis võib-olla. Nagu üritustel on selline nagu, kuidas see on see harkjalg, kuhu peale käib siis molbert. Ja see on tavaliselt siis nagu mingi tekst, et ala mingi ala Pilates and brunch or something. Mina tahtsin siis, minu meelest oli, et hot girls do barre, sest meil on barre trenn. Ja ma mõtlesin, kuidas ma selle nagu teen, sest mul oli nagu vähe aega. Siis ma ei leidnud ka mitte kuskilt, kus nagu ma saaks normaalse aega või kus ma üldse saaks teha nagu selle molberti peale sellist asja. Siis ma mõtlesin, et ostan molberti eraldi. Ja siis ma kleepin sinna peale lihtsalt selle postri, sest et why not nagu. Ja nii et ma selle postri tellisin, mul seda molbertit veel ei ole, aga küll ma saan ta. Vaatame siis. Ja see värk läks mul 50 € maksma, nii et it better be good. Sest et nagu ma olin nii selline, et Maria nagu, kas sa päriselt ka nagu ostad 50 € postri, aga savi see. Aga see näeb nii ilus välja! Tugevast materjalist, aga see on perfect! Oh my god! Ma ei tea, kas ta 50 € nüüd väärt oli, aga it's pretty. Ma olen nii rahul. Sest ma kartsin, et kas ta on liiga väike või nagu veider, aga see on nii nummi nagu ML Hello 20s ja
kuna mul tulevad, mul tuleb nagu selline väike postament ja siis sinna peale tulevad smootid Beigeli poolt. Beigel on siis näiteks Tartus see, ma arvan, et inimesed teavad selle järgi, et Boosti asemel nüüd on need Beigeli kohvikud, on ju. Ja need on nagu mega head smootid ja siis ma mõtlesin, et ma tahan nagu sinna ka pakkuda neid ja siis mul tulevad 2 erinevat maitset need smootid. Üks oli mingi maasikasi ja teine oli siis see glowy värk, roheline, mis mulle kõige rohkem meeldib. Siis ma mõtlesin, et ma sinna laua peale, et nagu aru saaks, mis maitsed seal juures on. Ma tahan nagu panna sellised väiksed raamikesed ja siis siia väikse nagu prinditud pildi, et ma ei tea, see on see strawberry ja siis on see glowy. Aga ma ei tea, kus ma saaks printida midagi. Aga igatahes vähemalt mul raamid on olemas. Nii et jaa, ma olen väga excited. Nii et jah, homme tuleb väga busy day, aga ma usun, et see tuleb äärmiselt fun ja lõbus ja kindlasti meelde jääv sünnipäev. Nii et jaa. Ma hakkan kohe minema balletitrenni. Roosi on ka siin. Näitan teile, millised need ma siin valmis meisterdasin vahepeal. Need disainid Canva jaoks. Või Canvas tähendab selle Beigeli jaoks. Ehk siis esimene on selline Strawberry Delighti jaoks. Ma panin siia alla ka nagu, mis siin sees on, sest et pärast kellelgi on mingi oluline või kellelgi ei maitse midagi. Whatever. Ja siis teine on Chloe Skin. See on mu enda lemmik. Täpselt samamoodi, siis ma panin see Beigeli logo ka. Et kui pilti tahab teha või midagi, siis on nagu olemas. Mis seal on? See on täiega huvitav praegu. Ja ma tahtsin teile kiirelt, enne kui ma trenni lähen jagada sellist toredat asja nagu Garnieri sorbet kriim siis. Also ma sain just saia. Ma tegin võileiba endale. Ma kasutasin seda häkki, mis mulle eelmises videos keegi kommenteeris ja tegelikult Instagramiga päris paljud kirjutasid. Oli see, et pane sügav külma sai ja ma panin röösterisse. See oleks okei nagu selles mõttes. Nii et jaa, thanks for the hack. Aga sellest kreemist. Ma olin alguses skeptiline. Ma olin mingi, oh my god, mul ei ole vaja uut kreemi jälle selles mõttes. Aga let me tell you, see on nii hea. See on nagu... Esiteks see lõhn on hästi selline värske, suvine, see kreem ise on hästi kerge ja mulle Keit soovitas ka selle mai jooksul, et kui ma seda nii-öelda hakkan kasutama, et panen külmkappi, et siis see kreem on nagu ekstra mõnus, et ta on nagu jahe ja ma praegu just võtsin seda külmkapist välja ja see on nii mõnna ja näete, selline veits glowy ka ja kuna mul on natukene aega, ma mõtlesin, et kuna mul on täna 2 trenni ja 2 trenni vahel on tund aega, siis ma selle tunni aja sees käin lõunakas ära ja võtan enda need T-särgid ära. Et ma praegu lähen solaariumisse, sest ma tean, et ma homme niikuinii ei jõuaks. Ma hakkan kõige muuga tegelema. Ehk siis ma täna lähen käin ära. Praegu mul natuke trennini aega. Nii et siis on nagu ideaalne. Ma nii armastan enda uut Stanleyt. Soojab nagu joogid nii külma, näed, on nii nummi. Nii et kui keegi on mõelnud endale kas Stanleyt osta või ma ei tea, sünnipäevaks soovida või midagi, siis ma täiega soovitan, sest nagu this is so good. Okei, lähme nüüd Solli. Balletis just käidud. Täitsa okei oli ja nüüd meil on tunni aja pärast teine trenn, aga ma praegu lähen nüüd lõunakasse pean minema nendele särkidele järgi. Ära tooma need ja suht väsinud tegelikult. Võiks midagi süüa ka. Ma olen nüüd lõunake ees, aga ma just vaatasin nagu selle tote-bagide saadetise siis infot või nagu jälgisin seda saadetist ja ta on nüüd lõpuks antud üle Omniva sellesse nii-öelda postkontorisse, sorteerimiskeskusesse, mis iganes. Aga eeldatav tarneaeg on 22. Oota, homme ongi 22. Ma nii loll. Oh my god. Nii et ta peaks jõudma homme ja ma väga loodan, et ta jõuab ka. Ma praegu juba mõtlesin, et oh my god, et mõtled, kui ta jõuab järgmine päev. Aga homme ongi 22, ma ei saa rumal. Nii et ma tõesti südamest loodan, et ta jõuab kuskil hommiku poole. Ja ma saan need kotikesed ilusti kätte. Sest ma juba olin valmis, et ma hakkan siin uusi kotte tellima. Fisher Store'ist. Aga vist ei ole vaja. Nii et thank god. Sõin just kõhu Viljandi purksist täis. Ma olen nüüd, kõht on nagu nii täis, et ma ei jaoks liigutada, aga meil hakkab poole tunni pärast trenni, et good luck to me on ju. Aga ma sain särgid kätte ja need tulid palju paremad isegi, kui ma arvasin. Nagu, that's so cute. Ma arvasin alguses keskel, aga nad panid hoopis selle kõrvale ja see näeb minu meelest palju parem isegi välja. Ja
So pretty, love it. No nii. Ega ma siin praegu õhtul väga midagi teinud ei ole peale trenni. Tulin koju, sõin arbuusi, siis ma tegin Cold Time ühe video ära ja nüüd ma olen tegelikult suht lihtsalt scrollinud TikTokis reaalselt. Aga selle printimise asjaga nüüd need sildikesed endale smuutidele. Mu paps tegeles sellega praegu kodus ja ta saab printida nagu ainult suuri A4 lehti. Ehk siis ma pidin praegu tegema need nii-öelda failid väiksemaks, et ma pärast siis lihtsalt cut out'in. Ma loodan, et see suurus on enam-vähem okei, sest et muidu on veits pahasti, aga ma arvan, et praegu need on okei, mul paps saatis praegu pildiga ja need tunduvad okei. Ma lihtsalt pean neid pärast nagu praami proovima homme, aga need nägid täitsa õiged juba välja, nii et I am happy. Tere hommikust, mu hommik algas reaalselt parima sõnumiga ever. Mu kotid jõudsid pakiautomaati nagu reaalselt kell 7 hommikul. Ma olen nii tänulik, et ma saan nendele järgi minna, ma saan panna need kotid kokku ja siis ma saan teha videoga nendest. Oh my god, ma olin nii närvis nagu, et kas need jõuavad kohale ja nad jõudsid. Nüüd on nagu all set põhimõtteliselt. Ma pean lihtsalt selle Molberti saama ja vanemate üles tooma siis need prinditud pildid ära ja see on kõik. Ma olen jänelik. Ma näitan teile, mis ma täna hommikul söön ka. Ma vastasin, et arbuusi hooaeg on kätte jõudnud ja siis ma ostsin Selverist teile ühe pooliku arbuusi ja see oli nii maitsev. Ta oli nagu mahlane ja magus ja crunchy at the same time, nii et ma võtsin endale arbuusi hommikusöögiks. Ja siis mul jäi tegelikult alles seda küpsis kreeka jogurti miksi, mis ma ise tegin. Mõtlesin, ma söön selle ka ära ja siis on kohustuslik vesi. Ja nüüd ma hakkan tegelikult panema endal tänast päeva kava paika, et mul kõik asjad nagu loksuksid paika, sest et ma pean vahepeal tegelikult käima veel Elvas makroonitortidel järel. Täpselt peangi võtma need postamendid veel peale, Kardestis pean käima, siis ma pean ennast täna päris palju ära jagama erinevatesse kohtadesse ja pesus pean veel käima ja niimoodi. Et siis ma tahtsingi varakult alustada, et oleks kõik nagu ja et ma planeerin ära, et mul oleks kõik nii-öelda graafikus. Ja ma just tabasin ennast mõtet, et nagu kui ma selle uue Maci sain, see on see Nia, ma olen reaalselt nagu, ma teen kõike arvutis ja see on nii mugav, sest et mul eelmise nagu arvutiga oli, et kuna ta oli juba nagu päris nagu vana, mingi 6 aastat vähemalt, siis oliks, et oli lihtsalt nii aeglane, et ma ei viitsinud nagu, mul oli kiirem teha mingeid asju nagu telefonis, mis sest, et see võib-olla ei olnud mugavam. Ja eile ma näiteks arvutis monteerisin enda Instagrami videod ka ja see oli nii lihtne ja mugav, et selles mõttes, nüüd ma olen uuesti nagu, või nüüd on taas tärganud see armastus arvutite vastu mul sellepärast, et ma saan aru, et kui sul on nagu hea arvuti, siis see ongi nii suur abimees sulle lihtsalt. Ja enda asjade planeerimiseks ma kasutan Notionit. Tada! Ma ei tea, ma arvan, et ma olen sellest varem rääkinud, aga lihtsalt see on nagu kõige mugavam minu meelest ja sa saadki reaalselt asjad endale ilusti kirja panna. Mul on siin kõik nagu, ma ei tea, sotsiaalmeedia plaanid ja kõik asjad igatahes. Isa tõi just need paberid ära. Mis ta tegi, see on mingi suvaline, pidime värve lihtsalt nagu printima. See on siis see esialgne see, aga kuna tegi 2 tükki neid või? Tegi jah. Igatahes. Siin need on. Ma loodan, et need, need võib-olla on isegi liiga väiksed. Need pole hullu. Proovime. Ma sain just esimese valmis ja it's perfect! Vaadake kui nunnu! Ma olen nii uhked üle. Iseendale ma seise hakkama sain. Ma olen nii tubli ikka. Käisin just jalutamas. Suht vihmane ilm oli, aga samas täitsa mõnus. Aga selle jalutamise point oli tegelikult minna pakiautomaati, sest et meie toastbagid jõudsid. Ma veits kardan, sest nagu ma ei ole kunagi tellid niimoodi mingid custom, ma ei tea, asju üldse. Ehk ma ei oska nagu midagi oodata või ikka juhtub vahepeal mingeid apsakaid ja muid asju ka. Aga ma ei karda. Siin nad on.
ja need ma tegingi suht sellised tavalised, et nagu nad saaksid neid kanda ka nagu pärast. Et ei ole nagu... ei, siia ma panin... Issand, kui suur see ML20 on. Oh my god. Ma disainisin need seal nagu it's fine, aga ma arvasin, et see ML20 on nagu veits väiksem. Balance. Nagu it's cute, aga ma arvan, et poes koha peal oli nagu parem disain. Seal e-poes reaalselt ei olnud nagu üldse mingit normaalseid fonte. Ja need värvid olid ka seal nagu suht sellised, et sinna märgi panid. Okei, it's fine, ma meeldivad särgid rohkem, need kotid on veits nagu... Need reaalselt läksid mul maksma ma rohkem kokku kui T-särgid nagu. Ja need ei olnud pooltki nii ilusad, aga okei. Vähemalt need on kohale jõudnud, ma ei vingu selle üle, vähemalt neil on kotid olemas, nii et all good on ju. Käisin just pesus, ma panin endale selle, mis ta siis on? Igatahes see T-Zone'i plaastri mustpeade jaoks, nii et mul on aeg ära võtta. Aga eelmine kord see toimus nagu mega hästi, nii et ma loodan, et seekord ka. Te näete, on ju. See on nii satisfying minu mõnest. Okei, that's nasty, aga see võtab nagu nii hästi ära. Ma sain selle paki mingi soodukuga, aga need on nagu laaruum siin on reaalselt kõik asjad segamini, aga ma panin siin neid kotikesi juba kokku. Tulime nüüd emmega kardest ja me võtame need lillekimbud ära, mis ma 12 tükki lillisin. Me saime oma kimbud kätte, väga rahvalt, natuke värvi, mõnjad. Postamendi saime peale, Mulberti aluse ka, emme sööb ekleeri, ei, mis sööd, tuuletasku. Ja, nii ettele võtsime tipu pulgakoogi ja nüüd me lähme kuhu solariumisse lähda. Kui sa ei jõua, siis me võime minna pulgakooki teha. Me võime solariumisse ka minna. Mina eile käisin, nii et emme kordan nüüd. Ma sain nüüd oma Mulberti. Ma näen välja nagu ma oleks mingi kunstnik. Kuigi ei tea, et ma tegelikult ei hakka sellega värvima. Ja siis ma sain fotopointist need patareid ka sellele disposable kaamerale. Ja nätsukesed ka, millega siis see tekst peale kinnitada. Nii et nüüd praegu peaks vist suht koht kõik nagu olemas olema, pean lihtsalt need nagu ära tooma. Ja mis ma veel ära tooma pean, on margeri juures makroonid ja beigelis siis need smootid, mis ma pean ise ka juhma valmis. Ja ma pean need kinkikotid ka veel valmis tegema, sest mul on 2 kotti valmis. Nii et natuke kiireks läheb. Ma ei tea, ma arvasin, et mul on kuidagi alati niimoodi, mul arvestan aega ja värki. Siis ma hakkan ikka viimasel minutil kõike tegema ja siis ma ikka ei jõua mitte millegi ka nagu õigel ajal valmis, ma jooksen lõpuks ja praegu on täpselt sama olukord tekkinud. Tulime nüüd beigelisse nendele smootidele järgi. Me jõudsime 2 minutit varem, nii et peame natuke ootama, aga siis... Maria on korraldanud sellise asja. Ma rääkisin neile just. Ja, kõik asjad tellid kella 3-ks. Aga... kell 4 hakkab sünnipäev. Ja peame Ilvasse aga me jõuame, me oleme harjunud, meil on mõlemal mis ATH, et me peame nagu olema see, et sul on meeletu surve on peal. Ja sul peab pressure olema, jah. Muidu on liiga igav, see kõik on nagu normaalsel on tehtud. Peab ikka pinge olema. Täiega. Saan. Siin on Glowy Skin, see roheline ja siis see on Strawberry Delight. Käisime just koogikestel järgi, nii et nüüd tagasi Tartusse ja siis me peame nüüd viima sinna Peavõru stuudiosse workshopi kohta greencoppi. Ja siis ma saan lõpuks ennast valmis panna trenni jaoks. On nüüd tehtud, nüüd me lähme Peavõru workshopile. Minu apiline asja.
sulle sobivad sellised käsitöö asjad? Ei vä? Siin on teised tublid õpilased, väga kena, väga kena. Reaalselt. Kaunis. Work in progress. Ma olen nüüd koju nüüd. Mul oli nii tore sünnipäevapidu ja see nüüd andis mulle indu, et äkki järgmine aasta veel teha. Eks vaatab seda, aga tõesti nagu nii vahva oli ja hea meel oli kõiki sõbrannasid jälle taaskord näha. Ja täna ma mõisterdasin siis sellise peavõrukese veidi nagu klassikalisema, et ma saan nagu nii-öelda igapäevasemalt seda kanda. Ja ma olen natuke väsinud nagu nii emotsionaalselt kui ka nii-öelda füüsiliselt, sest et tänane päev on olnud tegelikult suht ringi jooksmine. Eriti need viimased tunnid enne sünnipäeva. Aga samas kõik läks hästi ja nüüd teab, mida järgmine aasta veel paremini teha. Ja üleüldse ma olen väga rahul ja ma loodan, et sõbrannad ka. No vaadake, kui armsad mu sõbrannad on nagu... Ma olen nii happy. Ja nagu minu mõelest sünnipäevad ei ole selles mõttes selle eesmärgiga, et saada nagu kinke vähemalt minu jaoks. Minu mõelest ongi, et sa nagu tähistad elu oma kõige armsamatega ja oma lähedastega ja oma sõpradega. Ja minu jaoks oligi oluline, et nad lihtsalt nagu tulevad kohale, tähistavad minuga ja et nemad nagu naudiksid. Aga ma ei ootan, et nad nagu mulle selliseid kinke teevad ja sa tuled. Siin on nagu reaalselt neid asju, mida ma ise kas olen soovinud, tahtnud väga, mis on nagu nii minulikud või mis nagu käivad minu eluga kaasa. See on lihtsalt nii armas ja nagu nii tore, et nad nagu teavad mind ja mis mulle meeldib, et see on tõesti nagu ma olen nii tänulik. Ma nutsin ka siin vahepeal, sest see on lihtsalt nii armas ja ma nagu mul ei mahu pähe, et nagu oh my god, minu sünnipäev ja kõik tähistavad niimoodi. Ma lähen nüüd isaga Prismasse, sest et mul on homme võistlused ja ma tahaksin endale osta snäkke kaasa. Nii et ma veel ei lõpetan vloogi ära, äkki täna veel juhtub midagi ägedat, aga ma ei usu tegelikult. Te kujutate, mis ma Prismast leidsin? Ma olen nii õnnelik, et ma kui see välja tuli, see kollab, Lego ja kõik need jalgpallurid, siis ma olin mingi jumala kindel, et nüüd ei tule Eestis, sest need müüvad lihtsalt ennast nagu nii kiirelt välja. Aga vaadake, mida ma leidsin, nii et of course tuleb muga koju kaasa. Oh yeah. Täna õhtune dinner, Fastarsist friikad ja Armeenia kaste. Ma nagu tegelikult üritan toituda selliselt normaalselt. Ma olen rääkinud ka siin vlogides juba seda, sest et nagu ma tunnen nii suurt vahet enda kehal, et kui ma sööngi alla mingeid nagu köögivilju, rohelist koos nagu lihaga ja nagu suurtes kogustes ma söön ikkagi, aga nagu ma räägin nagu täisväärtuslikku toitu, siis ma tunnen ennast palju nagu energilisemana, elutervemana, aga vahepeal need cheat meal'id on head ja neid võib lubada. Eriti sünnapäeval on ju. Ja tegin praegu just lahti ühe kingituse. Mulle kingiti selline Product of France Apple Pear Flavor Organic Sparkling Juice Beverage. Ja see on täiega hea. See maitseb nagu pirn, aga ta on nagu hästi magus ja selline mahlane. No ta ongi mahlaga, ta on nagu you get the point on ju. Ma mõtlesin, et ma teen selle sünnakinkide haudikast nii mult hakatakse küsima, mis sa said sünnipäevaks, see nagu iga aasta on selline. Ma juba tean nagu, et need küsimused tulevad, see on okei, sest ma ise olen ka nõusi ja ma tahan ka vahepeal teada, mida keegi, ma ei tea, saab, ostab, whatever. Nii et ma mõtlesin, ma näitan. Siin on mõned nagu rahakaartid ka, ma ei hakka neid niimoodi siin nagu tulutama. Aga kõigepealt alustame sellest, et meil oli see Barrera trenn ja mu täispiima balletiõpetaja andis seda Inga ja ta tegi mulle kingituse, nagu mis oli nii armast, et nagu ma ei tea, sellepärast, et ma nagu tellisin talt eratrenni, et ta ei peaks tegelikult ju mulle mitte midagi tegema, aga ta tegi mulle esiteks nii armas kaart, siin oli sisse kirjutatud väga armas tekst ka baleriinid nagu halloo. Milline väike tüdruk ei oleks unistanud kunagi olla baleriin nagu. Ja siis ta kinkis nii vahvad sellised birthday
kuna mul on siin kingid nüüd juba segamini, siis ma ei ole päris täpselt kindel, mille juures nagu nüüd oli, aga ma enam-vähem nagu panen. Ja Miia tegi mulle nii armsa kingituse, väike geisha-karp ja siis Flame'i kõrvarõigad, mis on minu meelest ka nagu nii minulikud. Flame'i bränd üldse mulle kooltamist aega meeldib, sest seal on sellised isikupärased, ma olen nagu päevast nii väisid, ma ei suuda rääkida normaalselt, isikupärased tehted ja selline julge stiil. Aga no vaadake. Karoliina ja Pireti poolt oli järjekordselt nagu geniaalne sünnipäevakink. Ehk siis voucher või üks personaaltreeneri tund parima pilatuse treeneri juurde. Siis Rinu poolt oli selline nunnu kaardikene. Kas see on... see on Kristel ja Kristel. Ja nad tõid mulle lilli ka nagu, mul seal ilusti on juba kõik ära. Näed, see oli Rika ja Miia kaart ka nii vahva. See on Growing Old Disgraceful. Isu ja Lexus on tema koer. Nende poolt selline armas kaelakee. Nii numps. Siis Salantuu lõhnaküünal. Ja minu esimene nagu päris bookmark. Ehk siis raamatu. No see raamatuhoid ja mul enne oli see meeles, aga ma nii väsid, et ma järjehoid, oh my god. See oli Nattukink. No, mu sõbrannad teevad lihtsalt haige kinke nagu, what the hell. Nii ammas. Siis see oli minu meelest isa Tooralt. Ja kui ma ei eksi, siis see oli... Äkki oli Mirel või see oli Kristel. Ma olen nüüd sassis natukest, et mul ei ole kirjutatud nimesid siia sisse. Tean, et Mirel tõi mulle 2 pakki komme. Ja kuna meil homme võistlused, siis ma saan need kenasti kaasa võtta. Ma olen viimase kingituseni, mis on nagu täiesti insane. Esiteks. Ma sain sellise super nunnu Lancôme'i rannakoti. So cute. Siis ma arvan, et kes mind jälginud on, et nendel ei tule üllatusena, et Lancôme'i Pro Define Pencil on mu lemmik ja nüüd neid on 2 tükki. Yes. Mul rääst see üks on otsas, nagu ta sai juba mingi 2 nädalat tagasi otsa. Siis ma olen teile rääkinud sellest Lancôme mis ta nimi nüüd ongi. Igatahes sellest kehaspreis, milles ma saan komplimente kogu aeg. Ma sain nüüd selle sama lõhna. Aga see on nii hea. See on kuidagi nii minu lõhn. I love it. Ja siis teine üllatus oli siin kotikeses. Esiteks meikott ja mul on alati tarvis selles mõttes, et ma olen selle roosa Valentino koti suht ribadeks juba kandnud, siis ma kannan seda nagu igal pool kaasas. Asjaga, mis siin sees nüüd on. Ma olin nii üllatunud selle pärast, et ma tegin sellest pildi, kui oli kaubamäe osturalli. Ja see oligi selle eesmärgiga, et kui nagu mu vanemad küsivad, mis ma nagu sünnaks soovin või midagi, siis et ma panen siis selle või et küsin seda. Ja see oli lõhn. Aga ma panin lihtsalt ühe story, aga ega ma väga midagi ei ole nagu rohkem rääkinud sellest ega muud. Aga kuna meil oli Miia sünnipäev vahepeal ja Miia tegi ka meile kingitused ja siis ta pani sisse nagu kõikidele need, mitte kõikidele, aga minul oli kinkikotis see mini Valentino Born in Rome Madonna lõhna nagu see mini versioon. Ja siis ma tundsin uuesti seda lõhna ja siis mul mingi oh my god, mul on vaja seda ära, see on nagu the best ja see on nagu minu lõhn number 2 on ju. Ja ma sain selle nagu nii haige, sest et see on ka täpselt see lõhn, mis on nagu kuidagi, ma lihtsalt tunnen nagu endast ära selles, nagu kirsiks tordil ma sain Siiguri kinkekaartid ka, ehk siis Siigur on siis nagu restoranide grupp, kus on a la Noa, Pajuvilla, Haapsalu Kuursaal, Fume, Oko, Toko, Tuljak, Tarr. Ma sellest Tarrist polnud isegi kuulnud varem. Ja Fume on ju see, mida ma nagu, kui see avati, siis ma olin lihtsalt kohe mingi, ma pean proovima, ma tahan proovida.
ja Pekka mul rääkis ka, et see pidi päris hea olema, et siis mul oli nagu veel suurem tahtmine sinna minna. Et nüüd on põhjust tähistamiseks, mis on nii armas ja nagu minu jaoks üldse need kingitused, see ei olnud nagu, minu jaoks vähemalt ei olegi nagu need, aga ma rääkisin teile, oh my god, ma olen nii väsinud juba. Aga et ma olen nii õnnelik, et üldse mu sõbrannad tulevad, tähistavad ja nagu niimoodi poputavad ka. That's so cute lihtsalt. Ma ennem nutsin ka, sest need olid lihtsalt nii armsad kingitused. Aga ma arvan, ma siinkohal tõmban otsas kokku ka. Ma väsin, ma pean koti kokku panema homseks võistluseks ja pean tuttu üldse minema. Et jah, aga aitäh, et pidasite minuga koos sünnipäeva ja järgmise vlogini. Tšau!